jätkan sellise võõrmaterjali teemal, pigem seoses ühendsõnastiku koostamisega. Ja alustan küll kohe ka lahtiütlusest, et ma olen leksikograaf, ma ei ole paraku syntaksi ega sõnaliigi uurija, aga see teema kindlasti nõuab ka sõnaliigi määramisi, nii et mul alati siin väga kindlat lahendust võib-olla pakkuda ei ole, aga kirjeldan probleemi. Ja pealkiri on ka väga tinglik, ma mõtlesin, lõpuks sai siia sisse sulgudes ühildumatu täiendina. Mõtlesin, kas panna siia näiteks täiendsõnana või käändumatu omadussõnana, aga see käändumatu omadussõna, et ma ei tahtnud seda kasutada, sest see tundus natuke nagu kurja väljakutsumisena. Ja probleemi pilt on siin sellel slaidil. See tuli mulle Piletilevi uudiskirjaga umbes 6 aega tagasi, kuhu oleks võinud osta pileti. Et igaüks võib nüüd mõelda, kas see tundub teile täiesti loomupärane. Ja kui keegi otsustab sinna minna, et kas te siis läheksite premiumile jõulupeole või premium jõulupeole või tahaks keegi selle näiteks kirjutada kokku. Aga praegu oli ta siis kirjutatud lahku, käänamine siit ei selgu. Kui rääkida täiendist, ühildumatust täiendist, siis täiend loomulikult ei peagi alati ühilduma. Täiend võib olla harilikult siis nimisõna omastavas käändes ehk see genitiivatribuut või ka täiend võib olla adverb või mingi muu vorm. Aga harilikult jah, et kui täiendiks on asesõnad, teatud määrsõnad või omadussõnad, et siis sellisel juhul täiend eesti keeles harilikult ühildub oma põhisõnaga, vähemalt niimoodi eesti keele syntaksis on nad lühidalt olnud niimoodi liigitatud. Omadussõna selles samas eesti keele syntaksi raamatus on defineeritud nii, et omadussõnad on tüüpjuhul asja omadust väljendavad sõnad, mis võivad lauses esineda täiendina ehk nimisõna modifitseerijana ning tüüpjuhul nad siis muutuvad käändes, arvus ja võrdlusastmes. Samas on ka öeldud, et mingi sõnaliigi tüüpiliste esindajate kõrval leidub sõnu, mis ühe või teise omaduse poolest sarnanevad mingi teise sõnaliigi sõnaga. Näiteks rooste karva väljendab omadust ning võib esineda täiendina, kuid ei käändu. Viimase asjaolu poolest sarnaneb ta määrsõnaga ja niisugustel juhtudel eesti keele syntaksi järgi sõnaliigilise kuuluvuse määramisel saab otsustavaks see, mis omadused on ülekaalus, et praegu siis 3 tüüpomadusest 2 on siin olemas, ühte ei ole, nii et sellisel juhul ta ikkagi loetakse siis perifeerseks omadussõnaks. Kui vaadata, kuidas on praegu asju seletatud ühendsõnastikus, seal on 2 täissünonüümi paari, on käändumatu omadussõna ehk vaegomadussõna. See siis ongi omadust väljendav sõna, mis täiendina ei ühildu oma põhisõnaga. Näideteks on toodud Väärt, Kulla ja Rootsi. Ja siis ka täiendsõna ehk genitiivatribuut, et see on omastava käände vormis esinev nimisõnaline täiend. Mingis mõttes nad ka kattuvad, et kui võtta see Rootsi või sealt teisest küljest see indiaani, et osaliselt nad ju kattuvad. Ja selle sama eesti keele syntaksi ja EKI teadmiku järgi siiski täiendsõna saab olla ka liitsõna osa ja sellisel juhul ei pea ta olema omastava käände vormis. Et näiteks ma ütleks ka betoon, põrand ja hobi aednik, seal need nimisõnad betoon ja hobi mingis mõttes ikkagi ju kirjeldavad selle põhisõna omadust, et milline põrand, milline aednik, põrand, mis on tehtud betoonist või aednik, kes peab aeda hobi korras. Aga nad kirjutatakse sel juhul kindlasti kokku. Ja muidugi hobi ja betoon on eraldi võetuna ka iseseisvad nimisõnad. Ja miks ma ei tahtnud üldse kasutada seda käändumatu omadussõna mõistet või nimetust, et sellega on olnud juba sajandi jagu segadust. Et nagu ma saan aru, see praegu ei puuduta tänast teemat, aga lühidalt, et juba sajand tagasi Lauri Kettunen soovitas kasutada keelenimetustes väiketähte.
Ja selle peale on eriti 1950. kuni 80. aastatel olnud äge diskussioon niinimetatud käändumatu omadussõna ehk eelkõige koha- ja isikunimeliste täiendite ümber. Need olid siis omastavas käändes. Ja neid siis kirjutati väikese tähega, neid koha- ja isikunimesid, võõrnimesid ka mugandati. Selle kohta on kenasti öelnud Peeter Päll 40 aastat tagasi, et võib lisada, et käändumatu omadussõna tuleks ristida Eesti nuhtluseks, sest oleme temaga juba kaua Kolgata teed käinud ja Paabeli segadus meil kohati juba on. No see diskussioon mingis mõttes sai lahenduse, kui Emakeele Seltsi keeletoimkond 1998. aastal soovitas neid käsitleda ikkagi koha- ja isikunimedena ehk öelda, et see on siis kohanime omastav kääne. 1986. aastal Keeles ja kirjanduses esitas Valmen Hallap väga põhjaliku liigitusskeemi. See koosnes küll 2 suurest punktist, seal oli 62 3. astme alapunkti, millest omajagu käsitles ainult ühte sõna, mõned ka suuremat sõnarühma. Ta nimetas ka neid sõnadeks, kus täpsemate sõnaliigiliste piiride tõmbamine tekitab probleeme. Ja tema eelistas pigem siis mitte kasutada käändumatu omadussõna nimetust, vaid nimetas kas vaegu omadussõnaks või adjektivoidiks. Ja on ka uuel sajandil korraks tuldud selle juurde tagasi, et Tiit Rein Viitso aastal 2007 on väga kindlalt leidnud, et omadussõna peab täiendina ühilduma, et kui ta ei ühildu, siis ta ei ole omadussõna, millele Mati Erelt on ikkagi kohe jälle vastu vaielnud, et see paljudel juhtudel tema arvates ei kehti. Tiit Rein Viitso nimetas neid vaegu omadussõnu kummitusteks, aga Mati Erelt on leidnud, et suurem osa neist jääb uurijaid edasi kummitama. Mind huvitas Valmen Hallapi loendi juures see, kas seal oli ka võõrsõnu. Ja mingil määral neid oli, kuigi üsna vähe selliseid, mida mina nimetaksin kirjakeelseteks. Et seal näiteks siis jälle 40 aastat tagasi on öeldud, et praegugi tarvitusel mitte kõrgstiililises kõnepruugis, võib-olla eriti haritlaskonna hulgas, võib-olla osalt humoristliku varjundiga. Nagu intelligent, elegant, riskant. Näited on seal varasemast ajast, intelligente inimestest või intelligente noormehi. Aga ka sellised sõnad nagu akuraat, eht, tipp-topp. Need on siis tõesti laenatud ja enamasti on seal, ütleme, kirjakeeles on ikkagi käibel mingi pikem vorm, et intelligentne või riskantne. Praegu üssis on neist olemas täiesti neutraalsetena eht ja tipp-topp. Eht, sünonüüm on ehtne, tipp-topp on tõepoolest siis selline puhas, võib siis öelda, et käändumatu omadussõna. Ja kõnekeeles on seal ka akuraat, fantast ja ise hiljuti lisasin sinna ka kõnekeelse sõna maks ehk maksimaalne. Ja aastal 2021 ilmus jälle Keeles ja kirjanduses Johanna Kiige magistritöö põhjal kirjutatud artikkel 4 uusklassikalise keelendi kohanemisest eesti keeles. Need on siis super, hüper, mega ja ultra. Ta muidugi keskendub ennekõike nende tähendustele, võib-olla intensiivsusastmele, aga sõnaliikide kohta on seal ka öelnud, et nad võivad olla vahel prefiksi sarnased, teinekord aga käituda pigem adverbi, adjektiivi või substantiivina. Tõlgendamisvõimaluste paljusust ilmestab nende kokku-lahku kirjutamise ebajärjepidavus spontaansetes ühendites. Nüüd ma jõuan meie materjali. Nii. Siin slaidil on need tsitaatsõnad, mida praegu siis erinevad ühendsõnastiku koostajad on sildistanud omadussõnaks. Ilmselt on palju inimesi seda teinud ja teise värviga lisasin siia veel 3, mida olen juurde leidnud, millel näiteks ei ole omadussõna silti, aga mis käituvad üsna samamoodi. Et see ilmselt on üsna juhuslik olnud, et offline on olnud omadussõnaks märgindatud, aga online mitte. Neid võiks ju koos käsitleda. Ja õssi on siit, neid on siin umbes 30 tükki ja õssi peaks neist tulema ehk 10, nii et nad ei ole kõik õssisõnad. Ja täiesti huvi pärast vaatasin, mida ütleb nende kohta EKI adjektiivi kalkulaator.
mis siis 5 pallisüsteemis 0-4 hindab seda omadussõnalisust või tõenäosust. Et siin jah, igasugused mitmed muudest keeltest pärit sellised fraasid nagu à la carte või comme il faut või teta, need ta pigem neile ta on andnud 0 punkti. Aga siis sellised ingliskeelsed tsitaatsõnad on saanud siin rohkem kõrgemad punktid ja ainus, mis on saanud kõige kõrgema punkti, on näiteks normcore, siis mis SI ilmselt ei tule praegu. Ja siin ka täiesti huvitaval kombel, et näiteks online ja offline on ta hinnanud erinevalt. Kui nüüd võtta selline 0 punkti saanud ladina väljend nagu pro bono, siin võib tõesti küsida, et kas ta on omadussõna. Ma tegelikult võtsin sellel konkreetsel, selle omadussõna sildi nüüd ühendsõnastikus ka hiljuti ära. Et siin võib tõesti küsida, et omadussõna ta võiks ju olla jah, selle esimese lause järgi, et pro bono põhimõttel. Kuigi kui vaadata selle seletust, et tasuta teenuse või vähendatud tasu kohta, et võiks ju tõlkida võib-olla, et olen teinud tasuta teenuse põhimõttel, et võib-olla on ta hoopis nimisõna või midagi selle laadset või mingi selline kindlas vormis ühend. Teeb juristitööd pro bono, ütleksin, et võib-olla pigem adverb. Ja viimases lauses võib küsida, et mida ta siin laiendab, et kas need on pro bono õigusabiteenused või hoopis toetab pro bono, ehk toetab kuidas. Et siin jah, võib-olla kõige lihtsam on siis mitte teda omadussõnaks tingimata määrata või lihtsalt võtta teda kui sellist kindlakujulist võõrkeelset ühendit. Aga nüüd nendest rohkem omadussõnalaadsete sõnade kohta mõned kasutusnäited, kuidas nad tegelikus kasutuses käituvad. Ongi harilikult 3 tüüpmalli. Võtsin siis selle normcore'i, mis seal ainsana sai kõige kõrgema omadussõna hinde. Jah, tõepoolest leiab ka seda, kus ta käitubki niimoodi omadussõnana, ta on täiesti siin võrreldud, võrdlusaste sööb kõige suvalisemat ja normcore'imat rooga. Üsna tüüpiline on siiski ka see, et ta esineb sellise just nimelt ühildumatu täiendina. Ja siis kolmas võimalus on teda jah kasutada liitsõnas, et pandi normcore nimi sidekriipsuga. See premium, ta esineb nagu seal avaslaidil oli näha ka mugandkujul, aga praegu siis vaatasin teda nii-öelda tsitaatsõna kirjaviisis. Jälle samamoodi, et on üks ühildumise näide, siis on üsna tüüpiline siiski see, et ta ühildumata eelneb mingile nimisõnale ja samamoodi jällegi ka liitsõna osana. Võuk jälle samamoodi nõuavad võukid marksistid või Kanada eriti võuk kohtutele, jällegi määrsõna on ka veel ees, eriti võuk. Ja samamoodi ka need, ütleme siin 0 punkti saanud see medium rare, ka seda on mõnel juhul ikkagi käänatud. Ja vaatasin ka üsna sagedast, jah, ta on tinglikult laensõna, sest et korpus ei näita kursiivi kasutust, selles mõttes ma ei või teada, et kas autor on nüüd mõelnud teda kui tsitaatsõna või on ta siis laenatud, et vegan söögikoht. Aga siin on jah päris huvitavaid näiteid. Üks on see üsna tüüpiline siis puhtalt vegan söögikoht, et selline ühildumatu näide. Vähem on üksikuid, aga siiski leidsin ka sellise, et teeme aasta veganit või gluteenivaba elu. Ma oletan, et see veganit ja gluteenivaba, et need mõlemad käivad elu kohta. Päris kindel selles muidugi ei saa olla, et võib-olla on see vegan siin mingi omaette nimisõnana mõeldud. Siis jah, liitsõna osana
see oli selline huvitav näide, kus mitte ainult siis ei paistnud olevat juhus, et 2 lauses järjest oli niimoodi vegan laste oli kirjutatud sidekriipsuga ja vegan toit kokku. Et ma seda põhjendada ei oska. Noh, ühest küljest jah, veganil on ju see nimisõna tähendus, et selle inimese kohta. Ja teisest küljest siis see kirjeldab. Ja on ka mingil määral, vähem küll, aga mingil määral on siis püütud sellest tõvest või tehtud ka omadussõnu, et näiteks silmaümbruskreem sisaldab veganlikku kollageeni. Ja näiteks Soomes toodetud vegaansed puhastustooted. Et seda veganlikku esines mõnevõrra rohkem ja see võib olla muidugi ka selge tuletis siis sellest nimisõnast, et veganlik kui veganile kui inimesele omane, et neid näiteid oli ka. Siis mõningaid nendest sõnadest ma otsisin koos mingisuguse tüüpilise nimisõnaga, millega ta sageli koos esines. No ikkagi jah, võib öelda, et seda ühildumatut kasutust, lahkukirjutust oli rohkem. Mõnel juhul siiski oli ka kokkukirjutust rohkem, näiteks sellesama premiumi või premiumi praegu siis ütleme, otsisin tsitaatsõna koju, et selle premiumi puhul, siis offshore'i puhul oli see selgelt ülekaalus. Mujal pigem ikkagi kerge või rohkem ülekaalu sinna kokkukirjutuse poole, aga näiteks juba nende košeri ja vegani puhul, mida võiks siis võtta võõrsõnadena, et ikkagi pigem see kokkukirjutus siin prevaleeris. Ja samamoodi premiumi puhul, kui seda nüüd vaadata, jällegi ma ei vaadanud muidugi kõiki võimalikke põhisõnu läbi, aga võtsin siit 4 ja siin ikkagi kokkukirjutust oli rohkem kui siis seda ühildumatut lahkukirjutust. Võib-olla see pilt muutuks, kui vaadata veel neid rohkem, aga esialgu jäi selline mulje. Ja nüüd siis mõned näited, kuidas ja kui erinevalt on neid praegu ÜSIs esitatud, et sellest kogu asi algaski, et see ebaühtlus jäi koostajatele endale silma ja me oleme otsustanud seda kuidagi proovida ühtlustada. Et see premium on siis esitatud praegu niimoodi, et homonüümidena ühel pool on käändsõna ehk siis nimisõna ja justkui omadussõna, mis on mõnel juhul käändumatu ja teiselt poolt liitsõna osa. Ja kui vaadata neid, kasutusnäited, et siis võib-olla konkreetselt selle näite puhul, ma ei tea, kas siin esitada seda omadussõna nii väga, et võib-olla siis siin jääda selle kokkukirjutuse juurde, et ta võiks siis olla näiteks nimisõna, võib-olla ka ta võib ju omadussõnaks jääda, kui ta näiteks esineb mõnes lauses öeldistäitena või mingi sellisena. Ja kindlasti jah, see esiosa võimalus. Vegan näiteks on praegu esitatud nimi ja omadussõnana homonüümid eraldi. Ilmselt siis ka siin võiks olla mingisugune ühel pool käändsõna, teisel pool näiteks liitsõna osa. Ja siis, mis mulle endale tegelikult kõige rohkem meeldib, on ka selline variant praegu siis, et on siis see Woke'i näide, kus tõepoolest ühel pool on käändsõna, et on siis nimisõna või siis ikkagi enam-vähem puhtad omadussõna näited ja teisel pool siis jälle see käändumatu liitsõna osa, et vähemalt mulle endale meeldib selline lahendus, kuigi ma seda ise teinud seal ei ole, aga nendest, mis seal ÜSIs olemas on, võib-olla annaksin oma hääle enam-vähem sellisele lahendusele. Nii et jah, olengi jõudnud oma lõpuslaidini, et mida siis nendega teha. Kindlasti võiks vaadata üle ÜSIs määratud sõnaliigid. Ilmselt saabki jätta mõnel juhul tsitaatsõna sõnaliigi määramata. Selline soovitus kõlas ka Emakeele Seltsi keeletoimkonna eelmisel koosolekul,
kus seda küsimust natuke arutati, aga võib ka öelda, et arutelu jätkub, et ka seal sooviti võtta mõtlemisaega. Seal kõlas vist natuke ka selline arvamus, et tsitaatsõnadel ei peaks üldse sõnaliiki esitama. Sellele ma võib-olla vaidleksin vastu, et neist suur osa on ikkagi puhtad nimisõnad, millega ei ole mingit probleemi ja miks siis mitte määrata neid nimisõnadeks. Aga jah, nende igasuguste ladina fraaside puhul võib-olla tõesti saab sellega jätta määramata. Ja võib-olla jah, mingisuguse osa puhul võiks siis tõesti esitada need käändsõna ja liitsõna esiosa homonüümidena. Ja kindlasti tasub neid veel edasi jälgida, et võib-olla ikkagi mõni neist ikkagi osutub siis ka mingiks vaegomadussõnaks. Nii nagu meil see tipp-topp on kunagi ammu aastaid tagasi laenatud, et küllap neid võib ka juurde tulla sellisel kujul. Tänan kuulamast. Aitäh, Tiina. Kas meil on Tiinale küsimusi? Kas veebis on küsimusi? Veebis ei ole küsimusi, saalis ei ole, siis on minul küsimus. Ma aeg-ajalt puutun kokku IT-teemadega küll masinate seadistamise ja koodi kirjutamise mõttes natukene ja hirmus palju tuleb neid tsitaatsõnu sinna sisse. Ja mul on iga kord väga raske olukord sellega seoses, sest ma mõtlen, et kui ma nüüd inglise keeles ütlen, siis kõik saavad must aru ja see on ökonoomne ja kiire, aga ma saan aru, et see risustab ikkagi kohutavalt eesti keelt, sest ma peaksin rääkima tegumihalduritest ja muudest vahvatest sõnadest, millest keegi aru ei saa. Et kuidas sina kui keelekorraldaja näed seda tasakaalu, et mis sa mulle soovitaksid siis? Olen vahel ka selle, ja just nimelt, et kuna tavaliselt tulebki see argument, et kui me kasutame eesti keelt, siis keegi ju ei saa aru. Et see on täiesti arusaadav, et eriti just oleme IT-valdkonnast või arvutivaldkonnast, et need inimesed, kes on nii-öelda sattunud sinna sisse eelkõige ingliskeelsete tekstide kaudu, et siis on see harjumuse jõud juba nii suur, et loomulikult need tõlked tunduvad võõrad. Et ma olen ikkagi mõelnud, et võib-olla siis kooli arvutiõpetuse kaudu saaks hakata seda asja, et vähemalt kui inimene seal kooliski puutuks mingite eestikeelsete terminitega kokku, et siis ei oleks seda nii võimatult võõras, et ta võib siis teada, et eesti keeles on selline, inglise keeles on selline ja mida ta siis edaspidi kasutab, on tema enda. Teine asi on jah see, et kui nad on ka palju pikemad, et see eestikeelne tõlge võib vahel olla palju pikem, et see on kohe muidugi miinus. Et mis ilmselt kallutab selle võib-olla lühikese inglise sõna poole. Püüame siis leida ökonoomseid, lühidaid, selgeid, tabavaid eestikeelseid sõnu. Vajadusel võtame appi Aaviku sahtlitäie tühja tähendusega juba loodud sõnakujusid, paneme sinna sisse vajalikud tegumihaldurid ja muud asjad ja siis lahendame kuidagi niipidi seda olukorda. Võib-olla tuleb selle kuskilt IT-ringkondadest näiteks ka selle tegumihalduri asemele mingisugune tore lööv. See on veel üpris viisakas sõna, aga neid koomilisemaid juhtumeid on palju. Aga jaa, hästi. Aitäh, Tiina.